Seda, et Car Restorationi mehed teevad Lõuna-Eestis imesid, selles ei kahtle enam keegigi. Siin on aga üks väga ainulaadne masin maailma mõttes. Ole hea, Kaupo, räägi, mis auto su selja taga on? Tegemist on siis 1969 Ford Mustangiga, mis alguses oli kabriolett, kui ta meie juurde tuli ja mille siis võtsime täiesti lahti. Ehk siis kõik plekid, mis siin nagu ümber on, tulid küljest ära, alles ja ainult põhi. Kõigepealt siis ehitasin ta fastbackiks ja siis sai tehtud talle targa katus, ehk siis keskmine osa, kus siis inimesed istuvad, ehk siis too katuse osa, too siis tuleb maha. Aga mis veel teeb siis veel omakorda ainulaadseks on see, et see katus ei ole mitte ühes jupis, vaid ta on kahes jupis. Nii et sellist lahti käiva katusega Ford Mustangit teist maailmas rohkem pole? Jah, ei ole, et ei ole ei ühtegi targa versiooni ja ei ole ammugi ka seda, mis tuleb kahes jupis maha. Kuidas selle ideeni te üldse jõudsite, et kuidas see auto sündis? Omanik tuli meile, ütles, et näed, tal on selline auto, et teeme midagi huvitavat, mida nagu kellegi teisel ei ole. Kuna ta on ise natuke selline suurem, pikem inimene, siis kuna fastbackid on teadupärast on sees suht väiksed, siis ostiski endale kabrio, aga kuna tal nagu meeldis fastbacki kere stiil, siis algselt oli tegelikult plaan, et nina nagu tuleb, teeme natukene ümber, et anname rohkem sellist fastbacki stiili ja teeme tagaotsale, siis teeme selle fastbacki tagaotsa täielikult, et siis hakkasime üks õhtu rääkima, see oli reaalselt oligi mingi südaöö paiku, kui me siis lõpuks nagu jõudsime nagu asjadeni, et mis siis nagu talle tõsiselt meeldib ja siis tuligi nagu välja, et talle meeldib ka siis MK4 Supra, et just see katusosa, et see eemaldatava katusosa, mis siis tollel autol on. Minul siis kui Mustangi fännil ja inimesele, kellele meeldib teha mingeid asju, mida nagu kellelgi teisel ei ole, siis ma muidugi pakkusin talle välja, et aga okei, et teeme siis fastbacki ja paneme selle katuse sinna. Muidugi tollel hetkel ma ei kujutanud absoluutselt endale ette, kuidas seda teostada. Siis ta jälle mõtles natuke aega, ütles, et davai, teeme teoks. Algselt tegelikult oligi plaan, et see katus tuleb ühes jupis ära, aga kuna tal bagassi luuk on nii väike, siis see katus ei mahu nagu sinna sisse ühes tükis. Ja kuna ta ei tahtnud, et ka see keskmine tala seal oleks, siis oli ka see, et siis tuleb lihtsalt teha see kahes tükis, kuna oli oluline ka see, et tagumine iste jääks alles siis, kui katus tuleb maha. Siis läks nagu projekt natukene selles suhtes läks keerulisemaks, et jah, lihtne on ju võtta katus ja lõigata keskelt pooleks, aga tuleb ka veekindel jääma. Et kui ikkagi pesed autot või vihma kätte jääd kuidagi kogemata, et siis ei tuleks sulle sinna vesi sisse. Kui kaua sul see projekt aega võttis? Pleki osa nagu kuni värvimise oli, ma arvan, mingi selline 1,5 aastat. Tegelikult läks isegi kõvasti kiiremini, kui ma arvasin, sellepärast, et tavaliselt ikkagi, kui nagu järjepidevalt autot teha, siis auto taastumine lähebki selline aasta, nii et kui nüüd panna see, et sinna läks ainult 1,5 aastat nagu juurde, et saada see kõige raskem osa tehtud, siis pigem ütleks, et see on nagu päris edukas. Kuhu see auto nüüd jääb? Kas ta jääb Eestisse? Hetkel see jääb Eestisse, et liigub siin ringi, aga jah, kuna võib-olla omanik tahab veel midagi huvitavat endale teha, et siis kui keegi on huvitatud, siis on võimalik see auto endale soetada. Ja tänati selles mõttes ei ole lihtsalt ilus masin, vaid täiesti sõidukõlblik, numbrid külge ja ilusad kilomeetrid mõõtma. Ja ei, ülevaatus sai selle autole juba eelmine aasta peale, et omanik tegelikult sai juba eelmine aasta seda nautida, seda autot, et kõik on, jah, kõik paberid, kõik on korras, ülevaatus on peal. Täna on meil hea meel näidata seda autot valmiskujul, aga kas te olete kuskil välja toonud ka selle, ütleme siis tema selle arenguloo? Arengulugu saab jälgida nii meie Facebooki lehel kui ka siis Instagrami lehe peal. Et mul on küll videomaterjal ja pildimaterjal olemas, millest ma tahaks kokku panna ka ühe nagu eraldi YouTube'i video sellest autost, aga tollega läheb lihtsalt natukene aega.